Hei, täna teeme läbi mõned harjutused selle jaoks, et sa saaksid oma sääre eesmisest valust lahti. Ja vaja läheb sul kummilinti, mingit kohta, kuhu sa kummilinti kinni saad panna ja seina. Nüüd alustuseks mina olengi juba oma kummilindi siia laua jala külge kinni pannud. Sinul ka ma soovitan kasutada kas mingit diivani jalga, laua jalga või head sõpra, kes sul seda kummilinti kinni hoiaks. Ja midagi muud tegema ei peagi, kui pistad selle kummilindi ümber oma varvaste, sirutad oma jala välja, pannad endale käed mugavalt toetuseks, teise jala võid siia panna kõveralt või sirgelt ja alustad sellise harjutusega, et sa lihtsalt tõmbad oma varbaid enda poole. Ehk siis sirutad päka pikaks välja ja tõmbad varbaid enda poole. Nüüd kummilint annab sulle kerget vastupanu ja sa peaksid tundma seda lisaspingutust praegu eelkõige oma sääre eesosas, natukene võib-olla ka reielihastes. Ja sa võid panna midagi omale siia jala alla toestuseks, eriti kui sa tunned, et sul hakkab kand väga mööda maad nii-öelda lohisema, et sa võid panna näiteks siia mingi väikse käterätiku või väikse pallikese, aga võid tegelikult jätkata täitsa ilma. Nüüd jälgi seda, et kui sa seda jalga enda poole tõmbad, siis sa jätad oma varbad pigem konksu. Ehk siis ma näitan korra, et ära tõmba neid niimoodi väga sirutades, vaid varbad jäävad kogu aeg natukene nagu niimoodi kronksu hoides. Sellega me saame siis kindlustada selle, et meil töötab veel rohkem sääre eesmised lihased ja ei tööta nii palju suure varba sirutajalihas. Ja ütleme koguseliselt alustuseks, soojenduseks prooviks 10-15 korda ära teha oma tempos, võimalikult suures amplituudis. Kui aga sina tunned, et sellega kaasneb ka valu, siis loomulikult võta kas kummilindi vastupanu väiksemaks või tee see harjutus lihtsalt veidi väiksemas amplituudis. Nii, hästi. Vahepeal lõdesta jalg ära, raputa natukene. Ja me teeme kohe uue seeria sama harjutust. Kui see oli sulle juba täiesti väljakutsuv, siis ole kena jätka teine ring täpselt samas versioonis. Kui sa aga tunned, et tegelikult tahaks natukene vunki juurde, siis me lisame nüüd selle, et lisaks varvaste enda poole tõmbamisele sa ka surud oma põlve vastu maad, ehk siis paned reielihase tööle. Ja me hoiame pingutust 3 sekundit. Ehk siis sul jääb variantidesse, kas sa lihtsalt tõmbad varbaid, hoiad 1, 2, 3 või siis sa tuled koos minuga, tõmbad varbad, surud põlve 1, 2, 3 ja lõdvestad ära. Tõmbad varbad, surud 1, 2, 3 ja vabaks. Tõmbad varbad, surud põlve, reielihas läheb tööle ja lõdvestad ära. Tule veel 1-5 korda varbad enda poole, surud 1, 2, 3 ja tagasi vabaks. Varbad enda poole, surud 1, 2, 3 ja vabaks. Siin jälgi ka seda, et need varbad jäävad pigem konksu. Ja sa võid alati siis muuta kummilindi vastupanu ajapikku, kui sa tunned, et see harjutus juba muutub liiga lihtsaks. Nii, viimased 2, tõmbad ja surud ja vabaks ja viimane tõmbad ja surud. Nii, hästi. Jällegi vahepeal lõdvesta, raputa, saputa jalg läbi ja 3. versiooni jaoks me tõstame ka oma jala matist lahti, ehk siis paneme tööle ka reie painutajalihased siit eest. Kui see eelmine variant oli sul juba piisavalt tõhus, loomulikult sa võid jätkata siis kas sellega või siis ainult varvaste tõmbamisega enda poole, et alati
Tee täpselt nii, nagu sinu valu täna praegu lubab. Nii, 3. versioon. Ehk siis tõmbad varbad konksus, surud põlve alla ja tõstad jala. 1, 2, 3, lõdvestad ära. Tõmbad konksus varbad, surud põlve, tõstad jala. 1, 2, 3 ja vabastad ära. Seda me teeme kokku 7. Ehk siis tõmbad varbad, surud põlve, hoiad 1, 2, 3 ja tagasi vabaks. Varbad, põlv, tõstad ja tagasi alla. Siin jällegi neid varbaid. Las nad jäävad konksu, põlve surumisega paned reielihased tööle ja jala tõstmisega siis puusapainatajad ja tagasi alla. Jäänud veel 3 ja tagasi. Ja siin natukene me kipume ennast selle tugijalaga ka toestama, see on täiesti okei. Ja jäänud veel 1, tõmbad, surud ja tõstad jala. 1, 2, 3. Hästi. Nüüd järgmiste harjutuste jaoks me liigume seina juurde ja kummilinti sul rohkem vaja ei lähe, võid selle jätta kuhu tahad ja kohtumegi juba seina läheduses. Nii, järgmise harjutuse jaoks sa vajad seina tuge, ehk siis leia endale mingi vaba pind, kuhu saad oma selja mõnusasti ära toetada ja lasku sellisesse poolkükki, kus sul siis jalad on põlvede laiuselt, kannad on tugevalt vastu maad, tuharad, alaselg, hõlad toetuvad vastu seina ja sa alustad siit esmalt oma varvaste tõstmisega. Ehk siis sa võid toetada käed seina lähedusse, tõstad mõlema jala varbad ülesse ja langetad alla. Nüüd siin ka, kui sa neid varbaid tõstad, proovi hoida nad veidi konksus ja langetad. Tule veel mõned korrad. Nüüd siin tõstmise ajal sa peaksid tundma, et sa töötad jällegi oma sääre eesmiste lihastega. No natukene sa tunned ka seda oma reielihastes. Kui see kükkasend on sulle liiga palju, sa võid tegelikult seda teha ka sirutatud jalgadega. Aga kui vähegi võimalik, tõstad siit oma varbad, hoiad, viid tagasi alla. Varbad konksus ja tagasi alla. Tule veel 3, 2 ja 1. Väga hästi. Nüüd vahepeal, kui sa tahad, sa võid tulla püsti, sirutada, lõdvestada jalad. Aga kui vähegi võimalik, siis jätkame siit säärelihaste treenimisega. Käed jällegi seinal, tõstad varbad, hoiad ja tood rahulikult tagasi alla. Tõstad varbad, kannad, hoiad ja tagasi alla. Siin ka suru ennast korralikult läbi varvaste. Tõsta kannad nii kõrgele, kui sa täna saad ja langeta. Selle tõstmise ajal hoia mul tuharad vastu seina, et proovi vältida seda, et sa hakkad väga niimoodi ette vajuma. Vajadusel sa võid natukene ka muuta seda nurka, tuua jalgu endale näiteks lähemale ja tagasi alla. Leia selline amplituud, mis on sulle hetkel valuvaba, kuid kus sa tunned pingutust eelkõige siis sääremarjas ja tagasi alla. Käed võivad olla sul siin reie peal, kui sul on mugavam, siis hoia nüüd siin seina läheduses ja jätka veel 3. Nii, hästi. Tee vahepeal väike paus, siruta jalad ja teeme selle sama seeria uuesti. Nii, sa võid jätkata põhimõtteliselt täpselt sama harjutusega, kus me siis tõstsime varbaid. Kui sa aga tunned, et see on sulle täna juba liiga lihtne, siis raskema versiooni jaoks too see nii-öelda haige jalg veidi rohkem keskele, teine jalg siruta
ja alustad sama harjutust ühel jalal. Nüüd siin veidi pead mängima võib-olla selle nurgaga. Et minu hüppeliigese liikuvus ei ole väga hea. See tähendab, et ma saan napilt oma varbad maast lahti. Kui ma selle jala viin natukene kaugemale, õnnestub see ehk paremini. Aga sina ka säti niimoodi, et sa ikkagi tunned, et sa pead pingutama. Sa saad need varbad natukenegi maast lahti. Hoiad neid pigem jällegi konksus. Ja jätkad veel 3, 2 ja 1. Hästi. Jällegi vahepeal lõdvesta, saputa, raputa. Kui sul on probleem mõlemas jalas, sa võid alati panna selle video pausi peale ja teha läbi ka teise jalaga need samad harjutused. Ja teise versiooni juures meil oli siis lihtsam versioon varvastele tõus ja raskem versioon jääb siis seesama harjutus ühel jalal. Ehk siis jällegi ütleme, et mul on probleem vasakus jalas, ma toon selle vasaku jala natuke rohkem keskele, ma sirutan või hoian selle parema jala kuidagi eemal ja jätkan varbale tõusuga. Tõusen varbale, hoian 1, 2, 3, tagasi alla. 1, 2, 3, tagasi alla. Hoiamal vaagen vastu seina, ehk siis siin jällegi rõhutan, et ära tule siia väga ette, vaid proovi püsida siin all. Ja nüüd vastavalt sellele, et kuidas sul reielihas kannatab, siis ka selle nurgaga, et kui sügaval sa seda harjutust teed, võid alati tulla ka natukene kõrgemale. Peaasi, et sul põhifookus on praegu ikkagi selle kanna tõstmisel. Tule veel 3. Ja viimane. Tõstad ja alla. Hästi, raputa korraks jalad läbi. Ja viimased harjutused teeme juba näoga seina poole. Nii, järgmise harjutuse jaoks tule seisa seina äärde niimoodi, et sa oled näoga seina poole. Jalad on ütleme niisugune 30-40 senti seinast eemal. Saad käed toetada seina peale. Ja sa alustad harjutusega niimoodi, et sa lihtsalt tõstad oma varbad ülesse, hoiad 3, 2, 1 ja viid varbad tagasi alla. Nüüd jällegi siin seda, et neid varbaid tõstes sa hoiad need jällegi pigem konksus. Ehk siis tõstes kortsutad varbaid ja paned jalad tagasi alla. Nüüd selles kaadris sa võib-olla ei näe seda, aga proovi hoida sellest, et sa hakkad väga nii-öelda keha raskusega tahapoole kallutama. Hoia selg sirge ja keskendu sellele, et sa tõstad ainult oma varbad ülesse. Kasutades selleks siis sääre eesmislihasid ja natukene ka reielihaste koostööd. See võib olla väga erinev, kui kõrgele sa neid varbaid tõsta saad, kui kaua sa neid hoida suudad. Ja see võib natukene ka erineda kahe jala vahel, et arvesta sellega ja tee alati harjutus täpselt selles amplituudis ja valupiirini, nii nagu sul täna jalad lubavad. Tule veel 3 korda, tõstad ja tagasi alla, tõstad ja tagasi alla ja viimane tõstad ja tagasi alla. Hästi, jällegi vahepeal natukene saputa neid jalgu ja viimase seeria sa võid jällegi korrata täpselt seda sama või siis keskendud sellele nii-öelda haigele jalale, jäädes siis ühe jala peale seisma. Teise jala sa võid jätta kas siia külje peale, ette, et ei ole kuhugi nii, et sul igatahes toe pinnas jääb ühele jalale. Ja harjutus tegelikult täpselt sama, tõstad varbad, hoiad ja lased ta tagasi alla. Tõstad varbad, hoiad neid konksus ja tagasi alla. Tõstad varbad, hoiad konksus ja tagasi alla. Tule veel 5 kordust. Nii,
selline väikene värin, tudin on igati normaalne. Jälgi siin kindlasti just seda kehahoidu, et sa püsid tegelikult seljast üsna sirgena, et sa väldid sellist väga suurt kõikumist ette taha. Nii, viimased 2 pingutust. Hästi. Ja jällegi, sa võid alati panna videopausi peale, teha täpselt sama seire läbi ka teise jalaga, aga vaata, kuidas sul endal aega ja mugavam on. Nüüd viimase harjutuse jaoks me lõpetame lihtsalt ühe kõige lihtsama sääre venitusega. Ehk siis sa tood ühe jala seina äärde, teise viid tahapoole, enam-vähem puusade laiuselt ja surud tagumise jala kanda alla poole, kuni sa tunned venitust sääre tagaosas. Siin sa võid siis mängida sellega, kui kaugele see eesmine põlv läheb, mida kaugemal seda seinast jätad, seda väiksem on venitus, mida rohkem sa viid teda seina poole, seda intensiivsemaks muutub venitus sääre tagaosas. Ja veel üks 20-30 sekundit. Ja siin sa võid selle venituse ajal ka muuta veidi seda nurka, et kas sa viid kanda rohkem sissepoole või väljapoole, otsides siis sellist nii-öelda magusamat punkti. Nii. Väga hea. Vaheta jalga. Sama lugu, astud jala taha, surud kanna maha. Leiad sellise magusa venituspunkti, kus sa tunned, et sääremari kannakõõlus veidi kisub, aga ei ole tegemist väga intensiivse valuga. Ja hakkad siis siit eesmisest põlvest allapoole minema, et leida selline paras venituse aisting. Hoiad jällegi üks 20-30 sekundit ja venituse ajal sa võid siis minna intensiivsemaks nii ettepoole vajudes kui ka siis sellega, et sa muudad natukene seda kanna asukohta, kas sissepoole, nii venib sul rohkem sääre sisemine osa või väljapoole viies vastavalt siis sellele, et kus sinu säärelihas täna seda pinget rohkem hoiab. Nii. Väga hea. Kui sina aga tunned, et need sääred on väga-väga pinges, võid korrata veel ühe ringi, aga muidu on tehtud.